Samal ajal kui ameeriklased saavad edasi suitsetada tõelist uue põlvkonna Outbacki vana hea 2,5-liitrise vabalt hingava boksermootoriga, on eurooplased sellisest õnnest ära lõigatud või jõudusest hoopiski ja nendele on antud aseaineks uus e-Outback, mille nimi kõlab täpselt sama jaburalt kui e-sigaret ja ilmselt ongi temagi tarbimine veel ebatervislikum, kui oleks ehtsat Outbacki ikkagi edasi suitsetada. Tere tulemast taas kord kaasa olema naisluksuri proovisõidu saatele. Uus Subaru e-Outback on kohal, kuigi muudel turgudel kannab ta nime hoopis Trail Seeker, sest et seal turgudel on ju reaalne Outback endiselt elavate kirjas. Igatahes tegelikult baseerub ta üldsegi ühel Toyota uuel elektrimudelil nimega BZ Woodlawn ja üldsegi on viimasel ajal nii, et kohe kui Toyota toob turule mõne uue elektriauto, toob Subaru nädal või 2 hiljem turule täiesti analoogse identse auto, küll aga on ta Subaru nimedega, embleemidega, uue mudeli nimega ja võib-olla teeb paar trikkida teistmoodi, kuid ilmselt on need puhtjuhuslikult kokkusattumised ja nendest ei tohiks üldse tähelepanu pöörata. Igal juhul on e-Outback olemas 18–20 tolliste valuvelgedega. Igasugust plastikut on tal koogitud igale poole päris mehiselt, isegi ikkagi liiga palju, aga võib-olla on see kõik selleks, et suudaks ära vallutada iga viimse maastikunõrva, mis reaalsel Outbackil vallutamata jäigi. 74,7 kWh akupakk on tal olemas, mis annab talle jõudu 375 hobujõudu, mis teeb ta aegade kõige kiiremaks Subaruks ja mis teeb 0-100 kiirenduse talle kõigest 4,4 sekundi peale. Kiirlaadjas 10–30–80% täislaadimiseni läheb kõigest pool tundi, aga kui sa paned ikka täiesti tavalisse koju vooluvõrku, pead sa ootama ikkagi ühe ööpäeva, et oma e-Outbacki tarbima saad hakata. Tagaistujatel on tal jala- ja pearumi lahedalt ja pagasrumi mahub talle mehiselt 870 liitrit ruumi. Interiööris on tal olemas suur 14-toline multimeediasüsteem, kuhu on ära peidetud kogu kliimapaneel, selline Toyota Priusest inspireeritud näidikupaneel on tal olemas 2 juhtmevaba telefoni laadimisvõimalust. Erilist luksust sa sealt aga leida ei sauda, kui sa just ei pea luksuseks sinises toonis nahkistmeid. Harman Kardoni helisüsteem ja panoramkatus kuuluvad kõige parematesse varustusastmetesse. Sõiduulatus on tal odavamatel versioonidel üle 500 kilomeetri napilt, kuid mida suuremaks läheb kõrgemaks varustus, seda kesisemaks sõiduulatus, jäädes lõpuks kuskile 460 kilomeetri juurde, sest et kõrgemad ilusamad väljed ja parem varustustase nõuavad akudelt ju rohkem rammu ka, et seda kobakat edasi viia. Tema hinnad algavad 47 000 eurost, mis on omakorda 13 000 eurot kallim kui veel müügil olev tavaline sisepõlemismootoriga Outback Eestis, kuid kui sina oled ikkagi tohutu Outbacki fänn ja e-sigaret on sul ka juba kenasti kotis või siis lõugade vahel, kulub sulle täiesti ära üks e-Outback. Selline oli sellekordne naisluksuri proovisid. Meie kohtume teiega juba nädala pärast senniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.